Ja meil on natukene nagu salapärane teema olnud, võib-olla keegi ei ole tähele pannud, sest meil ei ole ilmselged teemad olnud viimased pühapäevad, aga meie teemad mõnes mõttes vähemalt alateadlikud on just see, et koguduse elu, vaimulikud harjumused või oskus või meetmed või mis iganes me saame selle kohta öelda. Ja pigem me oleme siis olnud seal, et mis me peaksime tegema, mis on palve nagu eelmine kord, mis on südametunnistus, kui me elame kõik koos 2 nädalat tagasi. Aga täna me vaatame muud teemat. Ma ei tea, kas Lennart slaidid seal kaustas ei ole? Aha, sa võid vaadata seal kaustas, ma vaatasin, et ma panen seal. Kui see ei tööta, siis me lihtsalt vaatame, aga tänane pealkiri on hämmastav tavalisus. Hämmastav tavalisus. Jumala meetmed koguduse kasvuks ja see on apostlite tegude raamatust 2:41-47. Ja see on hämmastav, sest see ongi nii tavaline. Mõtle korraks enda jaoks, et kuidas me peaksime kogudust paremini tegema, kuidas me peaksime teenistuse paremini tegema, kuidas me peaksime koguduse elu paremini tegema, kuidas me peame võib-olla kasvu soodustama, kuidas me võime vaadata, et kogudus kasvaks. Ja mõni kogudus on läinud välja ja küsinud inimeste käes, et mida te tahate, mida te oodate, mis teeks kogudust veel mõnusamaks, paremaks sinu jaoks, et sina kindlasti tuleksid, või küsiks kristlaste käes, mis oleks siin parem. Mõnikord me küsime ka neid küsimusi, aga see on pigem selleks, et keegi ei jääks kuhugi nurga taha, et kõik saaksid osaleda nii, nagu nad saavad. Aga kas see on rohkem programmid, parem jutlustaja, kiire muusika, valjem muusika või võib-olla jäätist igal pühapäeval väga aitaks, võib-olla see teeks teenistust väga palju mõnusmaks ja koguduse elu, võib-olla see oleks mis iganes. Mida me peaksime tegema? Et kogudus, et meie kogukond kasvaks veel Jeesuses ja ta sõnas ja veel suuremaks, mis me saaksime teha? Ja see hämmastav tavalisus on see, mis Jumal ise annab meile teada oma sõnas. See on hämmastav, sest see on nii tavaline. Ja Jumal on andnud meile teada, kuidas algkogudus algas, kuidas kõik seal hakkas toimima ja kuidas Jumal algkogudust väga õnnistas kasvuga ja innuga ja kõigega, mis neil on vaja. Ja ma arvan, see on väga oluline, et me vaatame seda teksti, sest seal Jumal annab läbi sõna 6 erinevat tõde meile algkoguduse kohta, mille peale me tahame keskenduda, et meie saaksime olla edukad kogudusena, nagu Jumal tahab. Mitte nagu mina arvan, mitte nagu sina arvad, vaid nagu Jumal arvas ja nii nagu kogudus päriselt tegi. Ja selleks me loeme edasi sellest, mis Hanno juba luges. Hanno juba luges meie pühakirja lugemise jaoks apostlitegude raamat 2. peatükki. Ja kui sa mäletad, mis juhtus, oli see, et nad olid kõik koos, pühavaim tuli, nad hakkasid keeltes rääkima, inimesed küsisid, mis seal toimub ja see on see koguduse algus. Ja siis juhtus see, et Peetrus hakkas jutlustama ja ta jutlus oli nii hea, sest pühavaim oli juba õnnistunud seda, et inimesed ütlesid, oi, see läks kohe südamesse, mida me peame venna tegema. Ja siis, nagu te teate, Peetrus seal ütleb väga hästi, ta ütleb, aga Peetrus ütles neile, 38 mul selle slaid ei ole, aga me kuulsime juba seda, parandage meid ja igaüks teis lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. See tõutus on antud teile ja teie lastele ja kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie isand enese juurde kutsub. Ja siis ta räägib veel, laske endid päästa sellest sõgedast sugupõlvest. Ja nüüd me jõuame meie teksti. Ja siin Peetrus jätkab, või see tekst jätkab, kes nüüd Peetruse sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähtis sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Isand aga lisas päästetuid päevast nende hulka.
Ja see on meie tekst täna, mida me tahame vaadata üldiselt, kuidas kogudus peaks kasvama, ehk see hämmastav tavalisus, Jumala meetmed koguduse kasvuks. Nii, kui me mõtleme koguduse elu peale, ma ei räägi otseselt nüüd sinust isiklikult, vaid meist kui kogudus, mida meie peame tegema, et meie kasvaksime kogudusena ka arvu poolest, kui ka südame poolest, usu poolest, mida me teeme. Ja siin ta ütleb meile, mida me peame tegema. Siin salm 41 me näeme 2 asja, ma ütlesin alguses 6 erinevat tõde, mis ta on, ära muretse näed, ainult 2 salmis ja me põhimõtteliselt jääme kõige rohkem sinna. 2 asja siin salmis 41, kes nüüd Peetruse sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval istiti nende hulka umbes 3000 inimest. Ja ma tahan, et sa paned midagi tähele siin. Siin me näeme ristimine koguduse liikmelisus. On 2 nimetatud tõde, mida me juba näeme. Ja mu argument võib-olla ole kõige selgem, aga ma loodan, et see saab selgeks. Me näeme siin, et inimesed kuulsid, ja ma tahan, et sa paned midagi tähele. Salm 38 on väga huvitav, see 37, sest Peetrus ütles, Apostlitegude 2:38, et nad peaksid paranda meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse, ja siis ta jätkab, et see tõotus, andestus, usk on teile ja teie lastele. Nüüd mõni räägib, et see tähendab, et ristimine on meile ja meie lastele. Ja ma tahan korraks sellest rääkida, sest minu jaoks see on nii oluline fakt siit tekstist, mida me peame täna vaatama. Sest kui ristimine on see, mis on meie lastele, siis liikmelisus on see, mis on meie lastele, aga mitte ainult, sest kõik muu, mis me näeme, on ka meie lastele, ehk õpetus, osadus, leivamurmi ja palve on meie lastele. Kui see on just see, sest see lubadus oli just neile ja nende lastele. Aga mis on huvitav siin, mida me peame tähele panema, on see, mis Peetrus ütleb. Peetrus ütleb, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest ja nüüd, kes võtsid tema sõna vastu, neid ristiti. Te võib-olla teate, aga mul on luterlik taust, väga ilmalik luterlik taust, ja Susanna, mu naisel on luterlik taust. Ja me mõlemad olid ristitud beebidena. Ja mis on siin nii oluline see, et Peetrus ütleb, et te peate saama ristitud. See on esimene samm, kui sa saad usklikuks. See on esimene suur asi, see on suur ususamm, mida sa võiksid teha, sa peaksid tegema, sest see on meile paranduse osa. Ma näitan maailmale, ma näitan mu taustale, mu minevikule, et minu olen selja pööranud sellele. Ja meie kultuuris see ei ole probleem, aga mõtle nüüd, et sa oled juut. Sa oled juut ja igal kord, kui sa lähed templisse, sa pead puhastama ennast. Sa pead minema mikve sisse. Mikve oli väike 1 inimese bassein, sa läksid treppidega sisse ja sa kassid ennast täiesti sealt märjaks, et rituaalselt ennast puhastada, enne kui sa templisse lähed. See on see viis, kuidas sa said ilmuda Jumala templis puhtana. Nii, puhas ei tähenda ilma pattuda, aga see tähendab rituaalselt puhas. Ja juudid oleksid teadnud, et iga kord, kui nad tegid midagi valesti, nad oleks läinud mikve sisse, justkui pesnud ennast puhtaks ja jätkunud teed templise Jumala austamiseks. Nüüd Peetrus aga ütleb, te peate saama ristitud. Juudid oleks saanud aru, et mikve on üks väga hea pilt sellest, mitte ainult, aga hiljem me loeme Uues Testamendis, see on surmapilt. Aga siin Peetrus rõhutab, et te peate saama ristitud. Nüüd, kuidas juut teeks seda? Kui juut läheks vette nagu teised usundid, siis ta peaks selja pöörma oma endisele usule. Miks? Sest mitu korda suri Jeesus? Üks kord. Mitu korda Jeesus maksis pattude eest kinni või kui palju kordi Jeesus pidi surma pattude eest? 1 korra. Kui palju kordi pidi Jeesus üles tõusma surnust? 1 korra. Ja meie kristlastena saame ainult 1 kord elus ristitud. Usus me lähme vette ja me saame ristitud, et näidata, et see kogu minevik on nüüd minevik. Ja nüüd Jeesus on minu kõik. Ma olen surnud oma minale, ma olen surnud maailmale ja mikve oleks pilt sellest, sest minnes sinna mikvesse, ja miks ma kasutan sõna mikve nii palju, on sellepärast, et kus nad 3000 inimest ristisid? Mõtle selle peale. Kas nad läksid Natsareti, kas nad läksid sinna, kas nad läksid Galilea järve juurde ja ristisid neid? Ei, nad ristisid neil Jeruusalemmas. Oled vaadanud kunagi piiblis oma maakaardi, kui palju vett on Jeruusalemmas? See on mäe peal.
Kui palju vett on Jeruusalemmas? No seal on mõni tiik, kas nad läksid tiiki? Võib-olla läksid tiiki. Aga isegi tiik oleks pilt selles, mis mikves toimus juudi jaoks, kes läks vette teades, et nüüd ma jätan oma roojasust maha, ma jätan see maha ja ma saan uueks. Ja nüüd need läksid mikvesse või tiiki, sest teist valikut Jeruusalemmas lihtsalt ei olnud, ja nad said ristitud Jeesusesse. Mis tähendas, et kõik on nüüd läinud. Ja nüüd ei ole tagasi teed. Sa ei saa öelda, et oi, see on lihtsalt nagu mäng. Ma nüüd lähen mikvesse iga nädal uuesti. Ei, sest me teame, et heebrealaste kiri ütleb meile, nagu apostlid ütlesid, et nüüd Jeesus on see viimane ohver. Meil enam ei ole vaja. Ta teeb meid jätkuvaks, püsivalt puhtaks. Nemad pidid selga pöörama oma minekule, et nüüd ma järgin Jeesust. Ja need, kes võtsid sõna vastu, tähendab mitte beebid ega mitte need, kes ei olnud usklikud. Nad pidid sõna vastu võtma. Jah, ma saan aru, Peetrusest, mis sa ütled on tõde, mina pean järgima Jeesust. Nad võtsid seda sõna vastu. Sellepäraski ma tahtsin öelda, et ristimine on üks osa algkoguduses, mis on nii oluline. Kui inimene saab aru, kes Jeesus on, siis ta võiks surra oma minele piltlikult vette koos Jeesusega. Et mina nüüd elan temaga, sest pilt, mis meie tihti näitame, on see, et surnud Jeesusega ja üles tõusnud Jeesusega. Ja nüüd ma elan uue elu, mitte sest vesi tegi seda, vaid mu usk temasse on see, mis loeb. Ja ma justkui sümboolselt saan maha maetud ja tõusen taas ellu temaga. Nemad pidid selga pöörama oma minevikule, et Jeesus nüüd on kõik. Aga teine asi, mis me näeme, mis on väga huvitav, on see, et see ütleb, ja 3000 oli lisatud nende hulka. Kuidas ne teadsid, et 3000? Lihtsalt mõtles selle veel, 3000 on väga palju. Kui 3000 inimest astuks meie koguduses läbi, kas me teaksime täpselt, kui palju? No nad ütlevad umbes õige, nad ütlevad umbes seal sõna. Aga umbes 3000 tähendab, et keegi loendas kuidagi, keegi pani tähele, kui palju ja miks see tähelepanek on oluline, on just see, et mina olen veenunud, et neil oli mingi liikmelisus. Nad teadsid, et Hans tuli uusule, Susanna tuli uusule, Sander ka tuli uusule, need pani kõik kirja ja miks ma tean seda, on see, et hiljem see ütleb, et nad said kodudes kokku. See ütleb niimoodi, et nad murdsid leiba kodudes. Kelle kodudes? Kus kodudes? Enda kodudes? Peetrus ei olnud ju Jeruusalemmast. Kelle kodus? Nad kõik oli Galilea piirkonnas. Kelle kodus nad said kokku? Järelikult nad teadsid, kus kokku saada, kelle juures ja nad teadsid, kes tuleb. Nii me näeme, et liikmelisus on eeldus, et need, kes on seal, on öelnud, et mina olen sellega seotud. See on minu koht. Ja sellepärast meie näeme ka läbi Uue Testamendi, Paulus kirjutab, et vaata neid inimesi, või Peetrus ütleb, püha vaim on andnud kogudusele karjaste hoolde. Kes karja? Kas see, kui keegi astub uksest sisse üks kord elus, tähendab, et on üks osa sellest kohalikust kogudusest? Ei tähenda. Aga mitu korda sa pead käima, et olla kohaliku koguduse liige? 100, 50? Mitu? Sellepärast me ütleme liikmelisus. Ma olen öelnud avalikult, et mina nüüd kuulun siia selle kohaliku kogudusse. See on ainult üks väike jupp üleilmsest kogudusest. Iga üks, kes usub Jeesusesse, on koguduse liige. Hiinas, Jaapanis, Peruus, kõik on kristlased samast koguduses, kes usuvad Jeesusesse. Aga siis üleilmselt oleme kokku saanud kohalike kogudustena. Me oleme üks väike Karise kogudus, aga me ei ole ainuke kogudus. Me oleme üks osa. Me oleme üks kogudus siin, kes on üks osa suurest kogudusest. Ja see on lihtsalt väline pilt selles, mis on juba toimunud sees. Ma olen juba kristlane ja nüüd ma avalikult näitan, et ma olen osa sellest. Nii me näeme liikmelisust. Ja me näeme seda väga palju Uues Testamentis, kus nad teavad, kes on koguduses, kus nad on, miks nad käivad. Ja liikmelisus ei ole küsimus Piiblist minu jaoks, sest mina ei saaks pastorina teada, kelle eest ma pean hoolt kandma, kui ei ole liikmed. Näiteks, kui Timoteos tuleb kogudusse kuuks ajaks, kas mina nüüd vastutan Timoteose pärast? No, ma tahan, aga kui Timoteos nüüd läheb tagasi Tallinna, mis ma nüüd teen? Ta ei ole nagu öelnud kunagi, et ta on nagu siin koguduses, ta ei ole kunagi öelnud, et palun hoolitsege minu eest ja mina panustan siia, ma vastutan teile. Nii et liikmelisus meie koguduses on üks pilt sellest, kuidas me kõik oleme allunud Jeesusele, öeldes, et meie kuulume kokku, sest, ja ma varsti räägin miks, aga Piibel on andnud meile käsud, et ma pean armastama teine teist. Keda teist? Keda?
ma pean armastama, andestama teineteist. Keda ma pean andestama? Ma pean vaatama, et ma aitan, kui ma näen, et vend või õde on patus, ma pean aitama. Teineteise käsud Uues Testamendis, kuidas ma täitan neid, kui ma elan metsas üksi? Ma ei saagi. See eelab, et ma olen ihus. See eelab, et ma olen siin. Ja ma ütlen, pastor, ja mul on seda vaja. Sest isegi mõnikord mina võin eksida ja mina vajan tugi, mina vajan manitsust, mina vajan seda kõike, mis teil on samamoodi vaja. Meil on kõigil seda vaja. Ja ma tahan, et me vaatame korraks Heebrealaste 10:25. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse koos käimist. Nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks 11. Jälle 11. Keda? Kas ma julgustan iga mees, keda ma näen tänaval või naist? Käige ikka. Või kas ma julgustan 11, et hei kuule, vend õde, ma ei ole näinud sind hiljuti. Käime ikka koos, me vajame teineteist. Keda 11 ma pean julgustama? Ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. See eelab, et me käime koos. Ja ma tahan, et sa korraks mõtled tule peale. Sul on ahi, mu meelest see sõna on halud, sa paned neid halud sisse, need puujupid, sa paned neid sisse. Kas oled kunagi pannud tule põlema ühe haluga? Kas see töötab? Enam-vähem töötab ja juba mõni teab. No, ma just vaatasin tuld täna hommikul ja mõtlesin selle teksti peale, mõtlesin, ma panin ikka nagu 8 tükki sinna sisse. Wow, no see oli väga võimas. Nii, nad vajavad teineteist, sest üksi see üks halg, mu meelest see õige sõna on, see üks puujupp ei tee midagi. Ta põleb natukene, aga kehvasti. Aga veel parem pill on see, nüüd kõik need halud on ära põlenud ja nüüd on see ilus hetk, et need helendavad sööd on seal sees. Võta üks välja, vaatad seda põrandal, mis saab sellest? See helendab, ta juba läks mustaks, ole tähele pannud. Mõnikord me peksime koos poistega ja üks lennab välja ja kukub põrandale ja siis ta kiiresti läheb mustaks, enam ei helenda, enam ei põle, enam ei toimi. Ja see pilt on meile samamoodi kristlasena. Täpselt samamoodi, kui me tahame kuumalt põleda, isanda austuseks, me vajame 11. Ma üksi ei saa kuumalt põleda. Ahi läheb kuumaks, siis kui ma panen palju sisse. Ja veel, kui on neid sööd seal sees, ta üksi hästi ei hoia isegi sooja. Ta kukub üksi kuhugi unarusse ja ta jahtub ära. Vaene süsi. Ja samamoodi meiega. Ja piibel ütleb teist pilti, aga meie jaoks lammas. Me oleme lambad ja kui sa kunagi näed lammast, kes on üksi, ta on väga hale tegelane, sest ta vajab teisi. Ta kukub auku, ta ei tea kuhu minna, tal ei ole kuuluvuse tunnet, ta jääb haigeks. Me oleme lambad, me oleme Jumala lambad. Ja see pilt meile on see, et me vajame teineteist. Mina vajan sind, sina vajad mind, sina vajad teda, tema vajad teda. Me kõik vajame teineteist. Me oleme üks ihu, kasutab Paulus seda mõtet nagu ihu. Ma vajan mu sõrmeid ja mu suud, et süüa. Ma vajan mu silma ja mu kõrve, et kõndida ja vaadata ringi. Ja me näeme siis, et on ristimine ja liikmelisus 2 olulist aspekti kogudusest. Aga me näeme veel õpetus, osadus, leibamurdmine ja palve ja kõik ühes salmis. Nagu ma küsisin juba, kuidas kogudus võiks olla edukas? Mõtleme seda, kuidas kogudus võiks olla parem? Võib-olla suurem ekraan, võib-olla kõrgem kantsel on ju, mis see võiks olla, mis oleks parem. Ja Jumal siin juba annab meile teada, mis tema jaoks on hea. Sest ta inimesed tegid seda, apostli tegid seda ja ta õnnistas seda. See on väga eeskujulik. Ja ma korraks siin räägin, kõik mida me näeme piiblis ei ole käskiv. Ma ei tea, kas oled kuulnud seda, aga seal on 2 mõtted. See on seletav ja käskiv, kui me loome piiblit. Näiteks, Joona põgenes issanda eest, nad viskasid ta mere ja kala sõid teda. Kas see on käskiv? Kas piibel eeldab, et mina teen seda ka? Ei eelda. See on seletav, see seletab seda, mis juhtus. Kui me loeme, et näiteks Juudas poos ennast, kas see on käskiv või kas see on seletav? Aga see seletab, mis juhtus, see ei käsi mind midagi tegema, see lihtsalt ütleb, mis juhtus. Kui me loome Abrahamist, kas see on käskiv või seletav, see on ka seletav. Isegi eeskuju Abrahamist, kes ohverdas oma poja, ei ole käskiv, et Kalle tee, vaid vaata, mis Abraham tegi. Ja see võib olla mulle eeskujuks, aga see ei ole käskiv minu jaoks, see ei ole käsk minu jaoks. Või mõtle selle peale, kui Paulus ütleb efeeslastele, ärge valetage enam teineteisele, kas see on käskiv või kas see on seletav. No nüüd me räägime käskivast. Ta käsib kristlasi, kuidas elada.
kui näiteks ilmutuse raamat ütleb, olge valmis, kas see on käskiv või seletav, no see on natukene mõlemat ausalt. Kui me loeme mujal, me näeme, et mõni asi on käskiv, eks see on minu jaoks täna ja mõni asi ei ole, nagu Joona ja kala. Kui ma ütleks sulle, kuule, Jumala tahe on see, et sina põgened tema eest ja kala sööksin. See ütles, see on jabur. Esiteks, Joona ei ole kuulekas issandale ja teiseks see on seletav, see ainult seletab, mis juhtus, see ei ole käsk minu jaoks. Ja mida meie vaatame nüüd on seletav, see ei ole käsk, aga see seletus on sellest, kuidas Jumal õnnistas ja kuidas apostlid ja algkogudus tegutses. Ja me võtame seda eeskujuks, mitte käsuks. Aga mida me näeme siin? Me näeme, et neil oli osadus, leivamurdmine, palve ja õpetus. Nad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. See sõna püsima siin tähendab alati, nad olid sellised. Ja kui ma tahan Kalle tõlget teha korraks, see tähendaks seda, et aga nemad olid apostlite õpetusetajad, nad olid osadusetajad, nad olid leivamurdjad ja palvetajad. See eeldab, et nad on sellised, nad lihtsalt teevad kogu aeg seda. Nad algkogudus lihtsalt kogu aeg tegi seda. Nad kogu aeg tulid kokku, kogu aeg vaatasid Jumala sõna, kogu aeg olid osaduses, kogu aeg murdsid leiba ja kogu aeg palvetasid. See oli üks pilt sellest, kuidas nad elasid. Ja kui sa vaatad, kuidas meie teeme oma pühapäevasid, kas meie teeme sarnast, kas meil on õpetus, osadus, leivamurdmine ja palve? Tundub, et meil on. Mina vähemalt arvan, et me teeme niimoodi. Kas me saaksime paremini teha? Võib-olla, aga struktuur on õige. Meil on palve, pärast teenistus me palvetame koos ja teenistuse jooksul palvetame. Meil on õpetus ja miks ma ütlen siin õpetus on see õpetus siin apostlite õpetuses tähendab Uus Testament sisuliselt. Sest kes õpetas meid, kuidas elada kristlastena? Uus Testament. Apostli Pauluse kirjad on apostli õpetus. Peetruse kirjad on apostli Peetruse õpetused. Isegi evangeelium, Mattiuse evangeelium on Mattiuse õpetus Jeesuse kohta. Nii et me vaatame Uut Testamenti ja me näeme, mis see on. Nüüd kõrvalteema, kas sina tead, kuidas me saime tänapäeval meie piibli kätte? Kas sina tead? Paljud, see on väga kõrvalteema, aga ma arvan, see on oluline siin. Paljud räägivad, et kus see tuli? Kas see lendas õrnalt taevast alla? Ja siin see oli mu laua peal. Ilus trükk ei olnud. Vana testament oli juutidele omane juba, siin ei ole küsimus. Me teame, et läbi väga kaua aega, üle 1000 aasta, Jumal ilmutas ennast Abrahamile ja Noale ja Moosesele ja teistele ja nad panid kõik kirja. Juudid kõik said aru, et see on Jumala sõna. Aga kuidas me saime Uue Testamendi? No vana testament on lihtsam, sest prohvetid andsid ja kogu kogukond võttis vastu. Kuidas me saime Uue Testamendi? Kus see tuli? No, kõige lihtsam vastus on see, algkogudus oli see, et see oli igal pool maailmas. Üks oli Roomas, üks oli Antiochias, üks oli Jeruusalemmas, üks oli Efesose linnas, nad olid igal pool, nagu enam-vähem nüüd. Ja mina oleks näiteks ühes kogudus või sina, ja apostelisel näiteks Paulus kirjutas Efesose kirja Efesose kristlastele. Ja ta saatis füüsilise kirja, saatis neile, nad lugesid kogudusele ette ja mis on huvitav on see, et seal kirja lõpus ta ütleb, loe seal teises kogudus, mulle Laodikea koguduses edasi ka. Või see on kolosslastele, ma ei mäleta. Aga see juba näed, et nad on kõik ühendatud ka need kogudused. Ja siis, mis oleks juhtunud, on see, et samamoodi need kirjad oleks läinud välja. Mõni ei ole kiri, näiteks Mattiuse evangeelium ei ole kiri, aga üks apostel, jünger, kirjutas kõik maha, mis ta nägi. Ja miks meil on piibel tänapäeval on see, et näiteks sina elad Roomas ja sa tuled Tartusse külla. Ja sa ütled, teie kogudus on väga tore. Ma kuulsin, te lugesite Efesose kirja täna. Meil Roomas ei ole seda kirja. Kas me saame seda ka võtta? Ja siis nad võtsid seda ja panid kõik käsitsi kirja, sest neil ei ole printimas masine, panid kõik käsitsi kirja, et ka meie kogudusel oleks see imeline sõna Pauluse käest. Ja siis meie saadaksime sulle vastu, mis iganes, Peetruse kirja. Ja lõpuks kogu maailmas olid niinimetatud teatud hulk apostlite õpetused, ehk evangeeliumid ja kirjad, mis olid vastu võetud, mida kristlased kasutasid, mida nad teadsid, et apostel ise kirjutas seda. Miks? Sest nad tahtsid püsida apostlite õpetuses. Nad tahtsid, varakirik tahtis püsida apostlite õpetuses.
ja mis lõpuks juhtus, on see, et nüüd meil on kogu piibel ja kuidas me teame, et mul on õige siis apostlitegude raamatu või õige Efesose kirja või Filipplaste kirja. Me võtame kõik need koopiad kokku, kõik need rullraamatud, manuskriptid ja kõik käsikirjad ja me võtame kokku ja me võrdleme neid ja me mõtleme, kas nad on välja mõeldud või vastavad tõele, kas nad kõik klapivad või mitte. Ja imekombel Jumal on hoidnud oma sõna, sest meil tänapäeval on piibel, mida me saame 100% uskuda, et Jumal on jätnud oma sõna meile. Ja siis me panime raamatu sisse. Ja nagu sa tead, piibel ei ole üks raamat, see on 66 erinevat asja, raamatud, kirjad ja kõik muu, mis on kokku pannud, mis on kõik Jumala ilmutus meile. See on meie kaanon, meie ametlik kiri. Kas see oli liiga palju? Ma proovisin väga kokkuvõtlikult seda rääkida, miks? Sest mõni mõtleb, et see lihtsalt tuli ja ma ei tea, kas see on Jumala sõna. Ma saan kinnitada, ma olen uurinud seda, mina ei näe üldse, miks me peaksime kahtlema. Need on originaalsele nii lähedal kui vähegi võimalik. Meil on justkui originaal käsikiri siin. See on usaldusväärne. Ja miks see on hea, on see, et kuidas me kristlastena elame selle järgi, apostlite õpetuses püsime. Me loeme piiblit, me loeme Uut Testamenti. Ja huvitav on see, et Uus Testament kasutab väga palju Vana Testamenti. Mis tähendab, et nemad tunnistasid või tunnustasid, et meie võime kogu piiblit ka kasutada, nii uut kui ka vana. Ja meie siis kasutame kogu Jumala sõna, nii vana kui uut, sest kõik on tunnustatud heaks meie jaoks. Me püsime apostlite õpetuses. Mida tähendab osadus? Osadus on koinoonia, see tähendab kooslus, koos olemine, mul on siin mingi sõnad siin, osadus, ühisolu, tihe side, ma võin tige, see ei ole tige side, see on tihe side ja koosolu. See on koinoonia ja mõnikord piibel kasutab seda sõna kui raha või peaaegu leivamurmise kohta. Just kui see, me oleme üks. Ja me oleme üks, me osadus tähendab, me jagame, me oleme koos, me elame koos, me naudime koos, me nuktame koos, me palvetame koos. Me oleme osaduses, me oleme tihedas sidemes, me oleme koos, me oleme koosolus. Ja kogudus on kutsutud eklesiaks, mis tähendab välja kutsutud või grupp inimesi, see on kreeka keel, kui sa ei teadnud. Eklesia on kogudus, Jeesus ütleb, ma ehitan oma eklesiat ja põrguvärvad ei võida seda. Ja see on see sõna, mis meie kasutame, me oleme eklesia, me oleme välja kutsutud punt, grupp. Ja kui me mõtleme veel nende sõnade peale, siin on leivamurdmine. Mis on leivamurdmine? Üks osa oli see, et me lihtsalt sõime koos. Kristlased on söönud koos kogu aeg, aga me mäletame Jeesus. See on üks osa, mis kristlased teevad. Ja meie kogudus teeb iga nädal. Ja me tahame olla püsimas. Me tahame püsida nii leivamurdmises, kui ka õpetuses, kui ka osaduses, kui ka palvetes. See on meie, mida me proovime. Sest niimoodi tegi kogudus alguses peale. See on see, mida me saame paremini teha. Kus me ei tee hästi, me võime paremini teha. Võib-olla meie tähelepanu on kõrvale natkene nihkend, aga mida teeb kogudus? Ma tahan, et me mõtleme näitete peale korraks. Peetrus siin samas peatükis, teises peatükis jutlustab. Me näeme, et jutlustamine on normaalne asi. Me näeme, et teises peatükis nad on pühakojas osaduses, kodudes leivamurdmises. Nii see on normaalne, et me oleme ühes konkreetses avalikus kohas ja mõnikord oleme koguduses. See on normaalne, et me oleme siin ja seal. Me näeme 4. peatükis, et kogudus palvetab Peetruse pärast, kes on vanglas. Ja ta saab vabaks. Nad püsisid ka palves, ka Peetruse pärast, kes oli vanglas. Ja oma juhtide pärast. Me näeme apostlitegude raames, kus nad palvetasid, et julgus kasvaks, et nad saaksid kuulutada ja kogu maja värises, kus nad olid. Me näeme, kuidas Paulus õpetas kristlasi, kuidas elada, kuidas ta murdis leiba nendega, kuidas nad palvetasid koos, kuidas nad olid osadus koos, kuidas olid ristimised apostlitegude raamatus. Ja siis me näeme, üks väga vahva koht on näiteks see, 1. Timoteuse kiri. Miks? Sest Paulus kirjutas Timoteusele, kuidas kogudus peaks funktsioneerima, kuidas kogudus peaks toimima. Nii ta andis juhiseid, kuidas kogudus peaks elama. Nii me vaatame seda näiteks, kuidas me peaksime elama. Näiteks 1. Timoteuse 1.11. Terve õpetus vastab õnsa Jumala kirkuse evangeeliumile, mis on usaldatud minu kätte. Hiljem ta hoiatab, et väärõpetus läheb välja. Hoidke selles õpetusest. Timoteus hoia. 1. Timoteuse 2.1-2. Ma kutsun siis üles anuma. Ma vaatsin kiiresti läbi, mis käsud ma näen. Need ei ole kõik.
see ei ole nagu ammendav loetelu ja ma ei tee kogu kirja ka. Aga näiteks see, ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eespalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Kas meie kogudus on kunagi palvetanud meie juhtide eest? Kas me oleme palvetanud igasuguste inimeste pärast? Ma arvan, et jah. Me tahame püsida selles, mis apostli õpetus on. Me tahame teha, mis apostlid õpetasid. Esimese Timoteuse kirja ütleb näiteks siin, esimese Timoteuse 2.11, naine õppigu vaikselt täielikus aistumises, ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid olgu vaikne. Meie kogudus on vaatanud seda ja öelnud, et Jumala sõna ütleb, et jutlustaja, ma ütlesin preacher, jutlustaja või pastor on mees, see ei ole naine. Ja sellepärast meil on mehed, kes jutlustavad, sest me näeme, et Jumala sõna ütleb, apostlite õpetus ütleb, et mees õpetaks, mitte naine koguduses. Ja esimese Timoteuse 3.2-4 ülevaades räägib pastorist, peab olema laitmatu, vaata see on käskiv, näed, ta peab olema laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kommekas, külalislahke, osav õpetama, kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja raha himuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigide väärikad, on standardid pastorite jaoks, vanemate jaoks. Et kuidas me elame, kuidas me hakkama saame. Või esimese Timoteuse 4.13, ole hooles ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen. Miks me loeme pühakirja teenistuse osana? Oled sa kunagi mõelnud? Miks me loeme? Me võiksime lugeda midagi muud. Sest Paulus ütleb Timoteusele, me peaksime lugema. Me peame lugema Jumala sõna. Õpetama, miks me jutlustame, me õpetame, me ergutame, me lugeme. Miks me teeme seda? Sest kogudus teeb seda. Kogudus on alati teinud seda. See on meie eeskuju. Või näiteks ma rääkisin teise käskudest. Näiteks Roomlaste 12.10. Vena armastusest olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudge üksteisest ette. Me peaksime austama teineteist. Nii palju, et ma isegi austan sind rohkem kui ennast. Filiplaste 2 ja kui sa paned tähele, ma võtsin suht igal pool Uues Testamentis. Ma tahtsin, et sa lihtsalt näed, et need käsud on igal pool. Need ei ole kõik. Need on nagu 50+. Filiplaste 2.4, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Ma vaatan, et teistel oleks hea. Või Efeslaste 4.1-3, mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alanlikkuse ja tasaduse ja pika meelega üksteist sailides armastuses ning olles uusinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Miks me proovime andestada teineteist? Miks me tahame, et meil ei oleks lõhed koguduses? Sest Jumala sõna ütleb seda. Hoidke seda. Esimese Peetruse 4.10. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajaid. Me peame kasutama kõiki need ande, mis Püha Vaim on meile andnud, et aidata teineteist, julgustada teineteist, üles ehitada teineteist. Nii nagu Jumal on andnud ja Jumal on pannud oma sõna sisse. Jaakobuse 4.11 algus ehk ärge halvuske üksteist vennad. See tähendab mitte taga rääkima, mitte haiget tegema, vaid koos elama, arvestama. See tähendab, me peaksime olema koos. Ja kui me püsime õpetuses, ja osaduses ja leiva murmises ja palves, siis me püsime nii, nagu Jumal tahab, et me teeme seda. Ja ta ütleb edasi, nüüd neid üksteise, nägid, armast üksteist, tehke üksteisele, üksteist, koos. Ehk osadus. Paulus ütleb, me peaksime ainde kasutama Roomlaste 12.6-9 ja see on üks koht, mis ma tahan lihtsalt öelda. Me ei ole siin nagu, kui sa oled kunagi vaatan sporti, me eile vaatsime seda ilu uisetamist meeste oma. Selline sport kogudus ei ole. Kus üks mees lihtsalt teeb oma asja selle ees, vot seal ta, väga ilus pöör, ta kukkus. Ei, see on kooslus, see on koosolu. See on selline sport, kui me tahame seda pilti kasutada, kus me kõik võtame osa. Nii halvasti kui hästi, kui me oskame. Me kõik panustame siia ihu sisse, ehk Kristuse ihu kohaliku kogudus sisse, nagu me saame. Võib-olla see on eest, võib-olla see on sealt, võib-olla see on ekraani, võib-olla see, et sa kutsud inimesi külla. Seal on 1000 viise, kuidas sa teenida. Aga see tähendab, me kõik panustame ja Paulus ütleb seda Roomlaste 12.6-9. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande.
olgu prohvetliku kuulutamise ain, mida kasutatugu usu mõõtu mööda, olgu teenimine, siis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimugu ta õpetaja ametis, olgu keegi hingehoidja, siis toimugu hingehoidja ametis, kes teistele jagab, andku siiras südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik, armastus olgu siiras, kurjas hoidudes kiinduge heasse. Näed, käsud Uue Testamendi jaoks õpetuse, mis tuleb apostlite käest. Me peame kasutama meie ande. See on, mis austab Jumalat. Või miks me laulame? Mulle nii meeldib see, ma kunagi mõtlesin, miks me üldse laulame? Kas oled mõelnud seda? Miks kristlased laulame? No me võiksime laulda, loomulikult me võiksime. Aga miks? Sest jälle Kolosslase 3.16, Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõigest harkusest, õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide, vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikud Jumalale. Kui me tuleme kokku Kolosslase kirjal kirjutatud kogudusele, me peame laulma südamest Isandale. Sellepärast me laulame pühapäeviti. See ei ole välja mõeldud asi, kust see tuli, miks me jutlustame, sest me näeme seda igal pool Uues Testamendis, miks me loeme püha kirja, sest me näeme, et Timoteusele anti seda. Miks meil on pastorid, sest Paulus seadis vanemaid igasse linna, kuhu ta läks. Miks me ei tee siis kõik suvaliselt? Sest me tahame, et see oleks nii nagu algkogudus. Me oleksime sõnas. Miks me jagame evangeeliumi? Sest Jeesus ütleb, minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides need isa, poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Miks me teeme seda, siis Jeesus ütles, tehke seda, kuni ma tulen tagasi. Sellepärast me jagame evangeeliumi. Ja oled sa kunagi, ma ei tea, see sõna oli minu jaoks võõras eesti keeles, see nimi on frantsiis, see kõlab nagu mingi frantsi ehk prantsuse mingi, aga frantsiis on see mõte eestikeelne ainumüügiõigus või ainuesindusõigus on nagu McDonald's, oled kunagi kuulnud sellest, aga McDonald's ei oma seda McDonald'si poodi, mis siin kesklinnas on. Keegi eestlane tõenäoliselt omab seda ja ta on justkui saanud seda esindusõigust ja McDonald's USA-s ütleb, kuidas ta peab tegema toitu, mismoodi, kui palju ja nii edasi. See on frantsiis ehk ainuesindusõigus. Ehk see McDonald's ei ole McDonald's, see on üks firma, mis lihtsalt teeb McDonald'si asju. Või üks omand. Üldiselt vähemalt McDonald's käitub niimoodi. Nii, miks see on oluline? Sest McDonald's ütleb neile, te nüüd esindate meid, teil on meie nimi peal, nüüd te peate tegema 1, 2 ja 3 ja kui te teete niimoodi, kõik on korras ja edukas. Ja frantsiis siis võtab kõik kokku ja võtab täpselt niimoodi õiged vormid, õiged toidud, õiged maitsed, õige ketchup, õige kõik. Ja kui edukas see on? McDonald's on kõige õudsem koht, kuhu pühapäeval minna. See on täiesti täis inimesi. Ja samamoodi Jumal on meile andnud täpselt, kuidas me peame tegema. 1, 2, 3, õige viis, õige palve, õige see. Tehke niimoodi. Ja siis te olete edukad. Mitte võib-olla maailma silmis, võib-olla mitte teiste silmis, aga siis te olete edukad minu silmis. Ja see, miks on nii imeline, see, et see esindusõigus on see, et siin maa peal, mida me ütleme koguduse kohta, et see on Jeesuse ihu. Keda meie esindame? Jeesust. Mis tähendab kõik, mida meie teeme, võiks olla mitte ainult lohakalt tehtud, et no ketchup sai otsa, nii me paneme hoopis sinepi tasemele. Ei, meie esindame Jeesust, meie kogudus esindab Jeesust, mis tähendab, me tahame õigesti teha, nii nagu ta on öelnud. Sest me esindame teda, meil on justkui ainu esindusõigus ja me esindame Jeesust. McDonald's ei esinda Jeesust, Tartu Ülikool ei esinda Jeesust, meil on see ainu esindusõigus siin Eestis, kogudustena esindada Jeesust. Ja nüüd me näeme, kui nad tegid kõik niimoodi, siis Jumal tõi seesmisvilja, ehk Jumal tegutses nende sees ja tõi ühtsust. 43-45, ent igale inimesele tulid kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. See ilmselt oli imeline aeg, kujuta ette. Peetrus kõnnib tänaval ja kõik saavad terveks, kelle peale ta varid kukkus. Imeline aeg. Nad püsisid. Ja siis see ütleb, kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Kõlab nagu me peaks olema kommunistid siis. Aga mitte. Miks ma ütlen seda? Sest nad ikka said inimeste kodudes kokku. Me näeme eeskuju, kui Barnabas tuleb usule, et oli leviit, see tähendas, et oli preester.
ja ta oli preesterlikus sugupõlves ja sugukonnast ja ma ei tea, vabandust, ma ei tea, ta oli preesterlik leviit. Ja tema müüs oma maa maha ja andis seda kogudustele. Aga eeldus on see, et ta ei müünud seda maha, mis ta oli täna vaja. Võib-olla Hananias ja Safira tegid seda eksimust, et nad müüsid kõik ja siis tahtsid valetada ja kõik, ma ei oska kõike öelda selle kohta. Aga see tähendab, olgem lahked. Kui me võtame mingit eeskujus seletavalt, mitte käskivalt, siis see tähendab lihtsalt olge lahked. Me oleme üks perekond. Ja siis see ütleb niimoodi, et neil oli ühtsus ja Jumal tegutses nende läbi. Ma ei tea, mismoodi Jumal hakkab tegutsema, aga me võime palgutada ja mõnikord me oleme palgunud, et Jumal tegutses väga võimsalt. Täna me palgutasime, et evangelism läheks väga imelikselt hästi. Ma arvan, kui me teeme, mis Jumalale meeldib, Jumal väga austab seda. See ei tähendab, me teenime soosingut, me ei saa mingi eriline soosing, et nüüd me oleme kõige paremad kuldtäht. Aga me tahame austada teda. Ja siis on niimoodi, siis see väline vili on see, et Jumal päästis inimesi päevast päeva. Jumal päästis päevast päeva. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes, sellepärast ma ütlen, et iga kodu ei saanud maha müüdud, sest kus nad said kokku, kus nad elasid, kus Peetrus ööbis. Ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kas sa näed, kui imeline see oli? See pilt. Kõik on seal, nad lihtsalt on koos, Jeesus on kuningas, elame selle mõttega, elame koos, meil on koos olu ehk koinonia, ehk see ühtsus ja siin me oleme. Ja siis 47 on see imeline koht. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Kõik vaatsid peale ja ütlesid, see asi on päris vahva ka. Me ei nõustu, aga see on päris huvitav asi. Nad leidsid rahva silmis armu. Ja siis vaata seda viimast osa tänaseks. Isand aga lisas. Päästuid päevast päeva nende hulka. Meie eesmärk kogudusena on vaadata Jeesust ja lihtsalt käia seda teed. Nii nagu ta on öelnud. Ma alati ei mõista, ma alati ei näe vilju nagu ma tahaks isiklikult, aga ma lihtsalt käin tema järgi, tema sõna järgi ja ma austan teda. Ma lihtsalt teen seda, sest kes andis nende hulka? Kes päriselt kasvatas kogudust? Kas Peetrus oma ilusa naeratusega? Kas oli Paulus oma väga ilusa kõnega? Ei. Vaata 47. Isand aga lisas päästuid päevast päeva nende hulka. Nemad keskendusid Jeesusele ja Jumal tegi kõike muud. Nemad keskendusid Jeesusele ja Jumal tegi kõike muud. Ja meie jaoks ma ütleks, et see on sama. Kogudus, meie keskendume Jeesusele ja tema kannab hoolt kõige muu eest. Me keskendume sellele, kuidas me elame tema austuseks siin maa peal ja tema kannab hoolt kõige muu eest. Me ei pea muretsema. Miks me ristime, miks meil on liikmelisus, miks me murrame leiba, miks meil on osadus, miks me jääme, püsime sõnas, miks me jutlustame pühapäevadi, miks me tahame ka igal pool, kus me oleme, vaadata sõna, sest me peame püsima sellest. See on meile antud. See on seletav, see ei ole käskiv, aga me teame, et see on see, kuidas kogudus on alati tegutsenud. Ja Jumal annab seda. Ja nii nagu ma ütlesin, Jumal on andnud meile ainuesindu õigust, justkui. Me peame lihtsalt hästi käituma. Me peame lihtsalt elama tema järgi. Me peame lihtsalt tegema, mis tal on meile pärane. Ja jätma kõike tema hoolde. Kui sina sured, üks kuulus jutlustaja ütles nii hästi, kui sina sured, kes mäletab sind 10 aasta pärast? Kes mäletab sind 10 aasta pärast sinu surma? Kes mäletab? Võib-olla su lapsed, ja. Kas maailm mäletab, kas Tartu Ülikool, kas Eesti riik mäletab sind? Kas nad mäletavad sind? Minu mõlemad vanemad on Eesti kodanikud ja ma olen proovinud, nad on mõlemad surnud ja ma olen proovinud, et Eesti riik saaks aru, nad on ometi surnud, aga Eesti rahvaregistri järgi nad veel elus. Eestis ei hooli sellest, kas nad on surnud. Kes mäletab sind? Eestis ei tea. Eesti ei saa aru, et keegi on surnud. Kes mäletab sind, kui sa sured? Mitte keegi. Eesti ei hooli. Riik ei hooli. Valitsus ei hooli. Kool ei hooli. Töökoht ei hooli. Ainult üks asi loeb. Kas Jeesus ütleb mulle sel viimasel päeval, tubli ja ustav sulane. Tule minu hingamisse. Ja Jeesus, ma lõpetan tema sõnadega, sest ta on lubanud ja me sõltume temast. Mina, Jeesus, ehitan oma koguduse.
ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Palvetame.